Täna on peaaegu kõik Euroopa riigid ühendatud ühtsesse süsteemi Euroopa Liitu. Arvatakse, et see on ainulaadne näitaja kõrgest koostöö, sallivuse ja üldise heaolu poole püüdlemise tasemest. Sellele tasemele jõudsid eurooplased läbi aastate kestnud konfliktide, sõdade, kriiside ja vapustuste ning lõpuks saavutati ühine kokkulepe. Nii sündiski Euroopa Liit. Tegelikult ei ole tänapäeva Euroopa Liidus midagi uut. Ka 19. sajandi lõpus oli Euroopa ühtne ruum. Sisuliselt nagu Euroopa Liit. Ei usu. Vaatame ajaloolisi fakte. Võtame näiteks 20. sajandi alguse, täpsemalt aasta 1910. Euroopa kaardil on küll palju riike, kuid enamik rahvusriike juhivad keisrid ja kuningad, kes kõik on ühest suguvõsast. Kõik Euroopa monarhid 20. sajandi alguses olid omavahel sugulased. Ja mitte lihtsalt sugulased, nad olid kõik sakslased. Vene keiser Nikolai II oli puhtavereline sakslane. Ükski tema esivanematest polnud venelane. Kõik olid mitme põlve kaupa sakslased. Briti kuningas Edward VII oli sakslane Saksi-Coburg-Gotha dünastiast. Temas pole tilkagi briti verd. Bulgaaria tsaar Ferdinand I, kelle isa oli sakslane, samuti Saksi-Coburgi ja Gotha dünastiast ning ema oli pärit Bourbonide perekonnast. Bulgaaria tsaar Ferdinand oli Suurbritannia kuninga nõbu 3. põlves. Hispaania kuningas Alfonso XIII, tema ema oli Austria-sakslane Habsburgide suguvõsast. Itaalia kuningas Vittorio Emanuele III, tema vanaemad, üks oli austerlane, teine sakslane Saksi suguvõsast. Austrialased on samuti sakslased. Vittorio Emanuele kuulub nii Habsburgide kui ka Bourbonide suguvõsasse, kes on omavahel sugulased. Portugali kuningas Manuel II on samuti Austria Habsburgide soost segatud Bourbonidega. Rootsi kuningas Gustav V, tema ema on pärit Saksamaa Wiesbadenist, tema vanaema Saksamaa Stuttgartist. Hollandi kuninganna Wilhelmina, üks tema vanaemadest oli tõupuhas sakslanna Venemaalt, teine vanaema oli Saksamaa Wiesbadenist. Rootsi kuningas Gustav V on kuninganna Wilhelmina nõbu. Belgia kuningas Albert I, tema ema oli pärit Saksa Hohenzollernite suguvõsast, sündinud Sigmaringeni linnas, mis asub tänapäeva Saksamaa Baden-Württembergi piirkonnas. Rumeenia kuningas Karol I, selline nimi oli tal pärast kroonimist Rumeenia troonil. Lihtsalt Karol. Ta on sakslane Hohenzollernite suguvõsast, Belgia-Saksa kuninga onu. Kreeka kuningas George I, Saksa-Taani kuninga poeg, Venemaa-Saksa keisri lapselaps. Tal pole üldse mingit sugulust kreeklastega. Tuntud foto, mis tehti 1910. Aastal Briti kuninga Edward V matustele tulid tema sugulased, 9 Euroopa monarhi, keda ma eespool loetlesin. Nad kõik on sakslased, nad kõik on omavahel sugulased. Kokkuvõttes kogu Euroopa pluss Venemaa oli 20. Sajandi alguses ühtne süsteem, mida valitses Saksa suguvõsa. Kõik kaasaegne, mida esitletakse kui suuri saavutusi, tehti tegelikult minevikus ja tehti seda mitu korda. Tegelikult ei juhtu midagi uut. Saksa valitsejad ühendasid Euroopa ühtseks liiduks juba 19. sajandil, kuid see lagunes Esimese maailmasõja ajal. Ja sakslased tegid jälle uue Euroopa Liidu. Mitte see kaasaegne, mis kujunes välja 21. sajandil, vaid oli veel üks ühtne Euroopa Liit ka 20. sajandi keskel. Kas aimate, millest jutt käib? Sellest räägime edasi.